Tere hommikust teile kõigile. Täna on teisipäev. Ma hakkan viimaks pakkima enda asju. Ehk siis on hommikul vara, ma lendan juba Barcelonasse. Ja ma tunnen tegelikult ennast päris halvasti. Ma viimased päevad olen ainult peavaludes olnud ja mul on hetkel nohu ja jään vaikselt haigeks ühesõnaga. Ehk siis mitte väga ideaalne aeg haigeks jäämiseks. Et jah. Aga pakime siis kohvrid koos ära ja vaatame, kuhu ma lähen siis. Need on need kõik riided, mida ma praegu valisin nii-öelda esimese vaatamisega välja. Ja need on ainult riided. Ja mul on põhimõtteliselt kohver tegelikult ülevaated nagu põhimõtteliselt täis. Ja mul on vaja veel jalatsi panna, mul on šampoone ja asju ehk jakke ja kõiki asju, et selles mõttes nii raske nagu seda mõelda, et see peab olema balance selle vahel, et sul on vaja kooli minna, trenni minna, tantsima, festivalid, esinemisriideid pean kaasa võtma. Ma pean Fenniküti riideid kaasa võtma ja bioriided ja väljas käimise riided ja õhturiided. Ma ei tea, mida ma teen. Ja mul on üks kohver ainult. Kui päris aus olla, siis mul on kopp ees sellest, et ma alati lähen ülekaalust. Ja seekord oli ainult mingi 1 kilogramm üle. Ja siin ma olen. Hakkame pakkima. Probleem on selles, et mul on enamasti Fenniküti tooted siin. Ja need võtavad juba nii palju kaalu, et kõik see siin on Fenniküti toodetega. No jah. Jah, ma olen üks nendest imelikest, kes te filmib lennujaamas. Aga nüüd on check-in tehtud ja mul on 25 minutit aega või 30 minutit aega enne kui boardingst alustab. Ehk siis ma pean otsima ruttu endale süüa ja ma pean vaatama siia, mitte sinna. Mul on hääl ära, kuna ma olen hoopis haige, nii et jaa, great start! Jäi! Aga otsime süüa ja otsime värava ülesse. Nii et let's start that journey. Ma olen hetkel lennujaamas Barcelonas ning ma sain just nende kohvriga kätte ja mul peaks tulema minu landlord nii-öelda vastu ja ma põen sellepärast, et ta saatis mulle endast pildi ja ma mõtlesin, et ta on mingi noor kutt, aga tuli välja, et ta on nagu vanem meesterahvas ja ta on täiesti võõras inimene mulle, ehk ma enda kindluse suhtes ma kardan. Ja ma olen saatnud Danielile sellest mehest pildi, ma olen saatnud ta nime, ma saadan enda locationi, kui ma lähen temaga kaasa, ma ei tea, kas ma lähen või mitte, sest ma tõesti kardan nagu. Ja ma saatsin enda väidetavate korterikaaslaste nimed ja ma ei tea, mida teha ausatades. Ma ei julgesid väravast isegi välja minna. Et jaa. Kui te kunagi näete seda videot ja mind pole kuskil, siis selle inimese nimi oli. Hi! Nice to meet you. Jordi. Birgit, nice to meet you. Birgit or Birgit? Birgit. Birgit. Yes. Suitcase. That's why. Sorry, it's heavy. Oh, it fitted. Yeah. Thank you. Ma olen õnnelikult ja tervelt terrassas, kus linnas siis ma elan ning see noormees õnneks oli väga sõbralik inimene ja ei rööbinud mind kuhugi ära. Ma arvan, et selle filmi nimi on Taken
kui sa oled seda näinud, siis jah, sa tead, millest ma räägin. Aga ma olen terrassas, see on minu tuba ning ja ma olen juba väikse ülevaate saanud linnas ka. Täna on riiklik püha, mis tähendab seda, et kõik kohad on kinni ja arvake ära, kas Birgitil oli süüa või mitte. Ja kas Birgit üldse selle peale tuli või teadis, et peaks muretsema süüa kuskilt lennujaamast äkki. Aga õnneks ta oli nii sõbralik ja viis mind ühte lahti olevasse ainukesse poodi. Ja ma sain endale natukene süüa, mida ma siis varsti hakkan öös tegema. Aga ma näitan teile natukene ringi siin korteris, kus ma siis täpsemalt elan. Ja ma elan 2 teise noormehega. Ühte ma pole näinud. Üks on samamoodi õpilane siin, teine on PhD õpilane. Ehk siis üpris minu noored inimesed põhimõtteliselt. Ehk siis vaatame ringi siin korteris ja welcome to my Hispaania episoodidesse, nii et kindlasti subscribe, siis te näete neid kõiki episoode tulevikumasiga ja ma proovin teile näidata enda ülikooli elu ja kõike muud. Nii et vaatame, kus ma elan siis täpsemalt. See on siis minu tuba. Halb asi on see, et mul pole voodipesu ja mida ma ei teadnud, et või tähendab, ma unustasin, et ma pean kaasa võtma. Minu riigid on natuke laiali siin praegu, sest ma otsisin asju. Aga põhimõtteliselt jah. See on minu tuba. Siin on siis elutuba. Söömisa koht, minu tuba on seal. Ning meil on rõdu ka siin nurga taga. Ja see on töö. Te daré mi amor. Minu esimene lõuna Hispaanias. Y algo más. I know you like it. No dudes en mí ni mi cariño, por Dios. Te daré mi amor y mi corazón. Ábreme la puerta, negra linda, porque hay voy. Te daré mi amor y mi corazón. No puedo. Tahtsin teisalt öelda, et see aken, mida ma näitasin seal nurga taga, ma tõmbasin selle ülesse ja otse aknast vaatas mingi tumedanahaline mulle vastu, ma olin nagu, ma panen selle alla tagasi. No offense to, ma pole rassist või mitte mingi niimoodi, aga lihtsalt nagu see oli nagu otse, ta näeb kõike minu toas. Siis ma olin nagu, it's not going to happen. Ma arvan, et see on kõige lähedam osa minu korteri juures või kus ma elan nagu. Mul on rooftop, mis on nii cool, ma tean, et see tegelikult pesukuivamiseks mõeldud, aga ma olen nagu totaalne rooftopide fänni, et I freaking love it. Ja ma kujutan juba ennast, et ma ronin sealt varsti ülesse ja näha, kui kõrgele ma saan minna. Ning äkki ma saan parema ülevaate linnast. See on väike niere. Aga see on minu linn. Teressa.